Kuuled sa mind hästi? Ja, kuulen. Nii, sätin selle korraks paika. Mul on siin ju... Nii. Ja salvestame. Tere tulemast taas kuulama ja vaatama Häädemeeste Seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja tänase külalisega me räägime kogukonnaelust ja selle arengust, natukene siseturvalisusest, ma kahtlustan. Ja kes teab millest veel, nii et vaatame, kuhu see tee läheb. Tere tulemast Hiie Lainele Kollo. Tere hommikust. Ja, hommik on meil. Ja. Aga kuigi välja vaadates, praegu küll ei ole vahet, kas me lindistame hommikul vara või õhtul hiljem, et pilt on täpselt sama minu meelest. Nii, aga Hiie. Sa oled siia jõudnud, mul on väga hea meel selle üle. Ja nii nagu ma küsin kõigilt oma külalistelt, kellega me sellist lugu teeme, et räägi meile sina oma lugu. Minu lugu ikka on saanud alguse siit Häädemeeste vallast ja siin ta on, et olen sündinud, kasvanud, koolis käinud nii Uulus kui Häädemeestel ja vahepeal, nagu ikka, tahaks minna ju kõrgemale ja kaugemale ja on ka nagu tiirud ära käidud, aga jälle ma siin tagasi olen. Praegu küll nüüd, kui ma olen sündinud siin endises Häädemeeste vallas, siis praegu ma olen seal Uulu pool, aga näed, tuli see Häädemeeste vald mulle järgi ja ei pääse mina sellest Häädemeeste vallast, et ikka ma siin olen ja siin elan ja siin tegutsen ja ma ei tea, mis ma veel räägin. Kohe, siis saame teada. Kõigepealt sa ütlesidki, et sa oled sündinud vanas Häädemeeste vallas. Mis see täpsemalt tähendab? See tähendab, et ma olen sündinud Võidukülas. Ja ongi kõik see lapsepõlv ja koolis küll käisin Uulus 8 klassi. Tol korral, see ei olnud, oli ju teine haldusüksus. Aga keskkooli olen ka Häädemeestel käinud, nii et neid kogemusi on mul siin nii ühelt poolt kui teiselt poolt ja vahest ma nagu ikka armastan öelda, et ega siis see Häädemeeste vald ikka on minu jalajälgi täis küll. Et vahepeal sai ka Massjärus elatud, et see on juba hoopis selline kauge koht, et kui ma praegu Uulu tuttavate käest küsin, et kas te üldse teate, kus on Massjäru küla või olete käinud või seal need ümbruskaudsed külad, siis ega väga paljud tegelikult ei teagi. Et mul on nagu selline päris hea ja ilus ülevaade sellest tervest meie Häädemeeste vallast. Kusjuures ma arvan ka, et Massjäru peaks rohkem nagu tooma siia valgusesse, et kui ma mõtlen seda, et siis ma isegi olen seal ainult paaril korral käinud tänu sellele, et mul oli seal klassiõde pärit. Ja, kuna ta on selline ju üksik ja või äärekoht, et ega siis sinna tõesti ei satu ja sealt pole ka nagu läbi sõita kuhugi, et võib-olla veel mõned teised kohad, et olen sealt kunagi läbi sõitnud. Sealt polegi ju kuhugi minna enam, et Läti piir on igal pool vastas ja suured paksud metsad ja nii edasi, et ega sinna ikka väga ei satu küll. Aga räägi natukene sellest nooruspõlvest siin Võidukülas siis. Jaa, Võidukülas ja Soometsas, et seal me olime, minu nooruspõlv jääb ju 70-ndatesse, 80-ndatesse on ju, ja ega siis täiesti selline tavaline maalapse elu oli, et kodus tuli natuke tööd teha, suvel käisime kolhoosis tööl, sõpradega seal õhtul pimedani kuskil käisime oma mingeid asju tegime, hästi palju sai sporti teha ja see, mis võib-olla ka, see on mul nagu kaasa tulnud nüüd sellesse hilisemasse kogukonna tegemistesse, et meil ikkagi, televiisorist ei olnud ju midagi vaadata ja pidi ju käima midagi tegema, kellegi sõbranna juurde minna tahtsid, siis see tähendas ka, et sa pidid ikka mitu kilomeetrit minema, õhtul saime kokku, mängisime erinevaid pallimängusid, et selline nagu väga, selline tore aktiivne lapsepõlv oli. Et ei saa, nagu lapsepõlve kohta ei saa nagu küll midagi öelda, muidugi võimalusi oli võib-olla vähem kui linnas ja kui praegu on lastel, sellega nagu ei väga enam võrreldagi, aga ikkagi selline eluterve keskkond oli, kus me kasvasime ja olime. Ja pool sellest kirjeldusest vastab väga ka sellele, milline minu lapsepõlv oli, ehk siis hilisõhtuni mängimine väljas sõpradega, aga ma tean, et meil on ka nooremaid kuulajaid ja räägi natukene, mida see tähendab, et noored käisid kolhoosis tööl?
jaa, see oli... minu lapsepõlve ei kuulu, ma lihtsalt ütlen. ja no sa oled, õnneks sa oled lihtsalt noores, kolhoosi enam polnud sel ajal, aga see oligi nagu hästi selline tavaline, et noh, kus need lapsed siis niimoodi ikka oleks ka natukene nagu võib-olla valvatud ja siis oligi, kolhoos ise nagu organiseeriski ju igasuguseid erinevaid töid, küll kes käis põllutööl, ega neid, ma ei tea, mitmeid kilomeetreid on neid kapsapõldusid, kapsavagusid seal kõblatud ja tehtud ja kõik sellised, et me olime ka ju noh, samas nagu hoitud ja vaadatud ja loomulikult ikkagi selline oma esimene palk ju sai juba seal 9-aastaselt teenima hakatud suvel. 9-aastaselt? No jaa, et siis ju, noh, siis saigi sinna kolhoosi neid kapsaid kõplema mindud. Aga kas tol ajal siis need lapsed, ega sa ju ainus ei olnud, et kas nemad said siis selle palga endale jätta või läks see ikkagi pere nii-öelda hüvanguks? See oli, tead, nii ja naa. Noh, hästi erinev, eks ole. Et kindlasti oli peresid, kus see läkski võib-olla sinna ühisrahakotti on ju, ja üks minu väga hea sõbranne, noh jällegi räägime 70-ndatest on ju, 80-ndate algusest. Ja ehkki siis nagu väga sellist kehvat aega enam ei olnud ja inimesed juba elasid ikka täiesti normaalselt, noh nii normaalselt, kui üldse sai elada siin nõukogude ajal, et aga ikka toit oli laua peal ja riie oli seljas, aga näiteks minu üks hea tuttav oli küll, et tema läks juba 6-aastaselt tööle kolhoosi karja ja tal oli ka 2 väiksemat õde-venda ja kõik need aastad, kui ta koolis käis, ta käis suveti tööl ja kõik see raha, mis ta teenis, läks tema enda ja õe ja venna kooli asjade peale. Et oli ka selliseid juhuseid. Noh, minul oli nagu lihtsam, et mina väga nagu ei arvanudki, et noh, et nüüd midagi, loomulikult see oli ka see aeg, kui palgapäeval sai kindlasti midagi ilusat ostetud endale ja ma isegi ei mäleta tegelikult, mis ma selle rahaga päris tegin. Et, aga selline, noh ja jällegi, kui nüüd praegu kõik käib ju internetipangas, aga siis noorematel inimestel ütlemiseks oli palgapäev, siis kõik läksid kolhoosi kontorisse, terve kolhoosi inimesed, mitusada, seisid kõik ilusti järjekorras ja kassast anti sularaha. Et see oli üks selline, mul lihtsalt praegu tuli meelde, et selline omaette väga põnev päev. Aga nüüd sealt kapsapõllu vahelt sa said välja, on ju, et sa ütlesid, et sa käisid Uulu koolis siis selle noorema põlve. Jah, et kuna just seal oligi, et me oleme täpselt selle Uulu ja Häädemeeste vahel. Ja siis, noh, ma ei tea, ma võib-olla pean ema käest küsima, miks ta mind Uulu pani, sest naabripoisid käisid Häädemeestel, aga meie jah läksime Uulu. Ja sel ajal, kui siis mina käisin, meil ikkagi see koolibuss käis, 30-kohaline buss ja see oli ikkagi lapsi täis. Aga sa tulid siiski siis Häädemeestele keskkooli? Jaa, keskkooli tulin Häädemeestele. Miks mitte Pärnu? Ma isegi tea praegu, mul oli küll nagu plaan, et lähen Pärnu, aga jällegi siin, vaata praegu ma jään sellele vastusele nüüd võlgu küll, et võib-olla mul ikkagi meeldis selline nagu oma kodukoht rohkem või no ja ju mingi selline põhjus oli, et siia Häädemeestele ma tulin. Mis peale keskkooli sai? Peale keskkooli läksin Tallinnasse. No nii, väga uhke värk oli ja see oli jällegi üks selliseid põnevamaid, huvitavamaid, lahedamaid perioodi minu elus, elu Tallinnas ja ka praegu on paljud ütlevad, oi, ma ei taha Tallinnasse minna ja mulle ei meeldi ja suur linn ja kisa ja kära aga mina kohe niimoodi aeg-ajalt pean sinna saama, pean seal käima, ma käingi lihtsalt, ma hingangi seda Tallinna õhku ja mulle nii meeldib seal, muidugi ma ei tahaks seal küll elada ja võib-olla ka väga pikalt olla, aga aeg-ajalt käia, et mulle, noh, ja siis ma saangi aru, et tegelikult see noore põlve seal need aastad, mis sai seal veedetud ja seal jälle niimoodi oma noore inimese tükke tehtud, on ju, et see on ikkagi sellise hästi hea mulje mulle jätnud. Et oli tore aeg ja praegu ma väga naudin Tallinnas käimist. Mis sa seal õppisid? Ma õppisin juristiks. Wow. Jah. aga ma jällegi elu läks nagu teistpidi, et lõpetasin kooli kõik ilusti, kusjuures ma teadsin 2. klassis 8-aastaselt teadsin, et minust peab saama jurist. Ma ei teadnud, mis see tähendab täpselt, aga jällegi üks selline mingi film oli, kus seal oli ja ma teadsin, et minust peab saama.
ja noh, saigi, aga ma ei ole päevagi töötanud, et siis ma tulin, siis oli lapsed ja pere ja elu läks, vaat siis ma läksingi Massjärvi ja seal mul ei olnud oma hariduse nagu suurt midagi peale hakata. Aga ma mõtlen ikkagi, et võidust, noh juba seal kapsapõllu vahel sa teadsid, et sinust peab jurist saama, et kui keeruline oli saada sinna juuraõppesse siis? Oligi keeruline küll jah, et tol korral oli, kas oli meil 6 inimest oli kohale või? Noh, jah, see oli ja kuna ma tegin ilusti eksamid kõik 5, siis öeldigi, et nii, teie olete nüüd meie esimene pääsuke. Noh, lihtsalt ma olin seal, noh, eksamid sain niimoodi ruttu ära tehtud ja see oli, et ja jällegi ääretult põnev aeg, väga selline kihvt. Milliseid selliseid eredamaid hetki sul sealt Tallinna ja õpingute ajas siis meelde tuleb? Kindlasti see, kui me hakkasime nagu neid selliseid lühikesi praktikaid tegemas ja kohtutes käimas ja noh, kõik need justiitsasutused me ju käisime läbi, et see oli ikkagi noh, nii nagu võõras ja teistsugune, sest ma ei olnud ju enne üldse kokku puutunud, ma olin kuulnud ainult, et kuskil on kohus ja selle vastu ikka suur aukartus ja nii edasi, aga siis sai jah, kõik need asutused läbi käidud, et see oli nagu hästi selline, noh see jällegi, mis mul nagu kohe praegu meelde tuleb, et õppejõud kõik, kes olid ju oma ala spetsialistid ja selline kursus oli hästi kihvt ja praegu ongi kõik minu kursakaaslased on väga selliste arvestatavate kohtade peal, siin ja seal ja Brüsselis ja kus iganes on ju, et aga mina olen siin ikkagi no tasub neid sõpru kõrgetel kohtadel omadel, on ju. Aga tegelikult mind huvitab praegu see, et noh, see on siis mingi selline aeg seal kraavikaevamiste ja sotsiaalmeedia kiusamise vahepeal, et mis need kaasused olid tol ajal, mille üle kohtus vaieldi? Tead, need, noh, kriminaalkohtus käisime, seal olid ikkagi sellised vargused ja pettused ja sellised asjad olid. Aga noh, muidugi praktikaaeg jah, sai ka olla, noh, praktikal olime seal, pidime algul ju kohtusekretäri tööd tegema, et siis kõik, olid ka seal mõned tapmised ja sellised koledad lood ja siis ma nagu sain aru, et tegelikult see kõik on põnev ja tore, aga ma ei taha otsustada teiste inimeste elu üle ja saatuse üle. Et vaat seal nagu mul tuli selline teadmine, et seda ma teha ei taha. Aga ometi õpingud sa lõpetasid? Ja ikka. See oli ju tore, see oli ju põnev ju. No kõlab väga põnevalt. Aga mis sealt edasi? No sealt edasi sai mehele mindud ja lapsed sündisid, 2 poega kohe järjest ja vaat see nagu oligi, et ja noh, kuna ma ütlesin, et ma läksin elama Massjärvu, siis jällegi 80-ndad, seal ei olnud see bussiliiklus väga hea, et oleks sealt niimoodi ka välja saanud, lapsed olid väiksed, polnud ju lasteaeda seal, Kablis oli tol ajal lasteaed, kus lapse said panna nädala peale, nii et esmaspäeva hommikul 5 ja buss 5 ja reede õhtul buss tõi tagasi, no seda ma nagu kohe kindlasti ei tahtnud, et ja sellepärast ma olingi seal, olin lastega kodus 10 aastat. See kõlab täitsa niimoodi uskumatult, et tegelikult see ei ole ju väga-väga ammu, et ma mäletan, et minu vanaema käis niimoodi koolis, et nädala alguses läks ja nädala lõpus sai korraks koju, aga et ka siis sinu pojad, kes on minust natukene vanemad, ma tean, noh, oleksid võinud sellist nagu lasteaia elu elada. Lasteaias just nimelt. Ja oligi, et esmaspäeva hommikul 5 ja reede õhtul toodi. No. Ma teen praegu hästi julma nalja, kuna Häädemeeste lasteaed ju läheb rekonstrueerimisele ja seal on praegu väga suure küsimärgi all, et kus need lapsed paigutatakse, siis üks selline halb idee. Jah, halb idee, et vaatame mingid sellised poolkasutuses ruumid ikka kuskil on ja esmaspäeval sinna reedel tuuakse tagasi ja Okei, aga Massjärus siis elasid seal seda toredat pereelu ja siis see on see, kus sai alguse ka sinu selline aktiivne kogukonnatöö? Ei, sealt ei saanud, et siis kuna mul isa suri, siis me tulime 2000 aastal tagasi nagu ema juurde, noh, ema jäi üksinda, siis me tulime ja vaat siis tagasi nagu oma Võidukülla või Soometsa, meil on need külad on niimoodi nagu kõrvuti, et seal
täpselt ei saagi aru, kus külas sa parasjagu oled, astud sammu siiapoole. Et seal ja siis, vaat seal hakkas minul see kogukonna tegutsemine. Miks? Tead, võib-olla sellepärast või et vaata, unistustega on ju selline lugu, et unistused ju tikuvad täide minema. Oht on. Ja minul on kohe see sama unistus. Ma mäletan, et ma olin ka kuskil 5. klassis selline 11-aastane, kui me seal tõesti jooksime küla peal ühe juurde, teise juurde, tegime oma tegevusi. Ja siis ma mõtlesin, et vaat ühel ilusal ajal on meil siin Soometsas oma selline külamaja, kus külarahvas saabki koos käia. Ma isegi mõtlesin välja, kus koha peal see maja peaks olema. Ja läks palju siis 30 aastat mööda või ja saigi, noh küll natukene eemale või teise koha peale, aga saigi see külamaja tehtud. Ja jällegi, ega üksinda ju ei tee, et see oli selline aeg, kus olid kokku juhtunud sinna Soometsa inimesed, kes kõik nagu midagi tahtsid teha. Et me vaatasimegi, et meil oli seal palju just selliseid, kes olid nagu ka oma koju tagasi tulnud. Noh, nagu minagi siis sinna tagasi sattusin, siis minu hea sõber Krista oli seal, kes oli juba väga kogenud kogukonna tegija, eestvedaja, organiseerija ja kuidagi me niimoodi kokku saime ja sealt ikka väga suure hooga meie see tegutsemine pihta hakkas. Aasta oli 2002. Ja siis oligi niimoodi, et algul nagu see küla on, ega meil ei olnud ju midagi, et meil tõesti see tahtmine oli ja käisime koos, tegime külaseltsi, ruume meil ei olnud, siis suvel oli hea, olime väljas kuskil, siin puu all istusime, seal puu all istusime. Talvel siis üks memmeke lubas meid oma juurde tuppa tulla natukene, siis me saime aru, et peame ehitama maja, et ega meil muud üle ei jää, et ühtegi sellist vana maja seal pole, mida saaks teha. Ja siis kirjutasime 2003 projekti ja me oleme oma Soometsaga au ja kuulsust ju kogunud sellepärast, et meil on see esimene külamaja, mis üldse niimoodi nüüd siin teise, selle Eesti Vabariigi perioodi ajal on külarahva poolt ehitatud nullist kohe, et meil ei olnud ju mitte midagi. Ja siis tegime selle projekti suure urraaga, kõik olid nii vaimustuses ja siis tuli, kui positiivne otsus tuli, siis me istusime, et oota, mis me nüüd peamegi hakkama tegema või. Siis me olime ikka täiesti niimoodi päris kohe hämmingus, et mis nüüd siis tegelikult saab, on ju, et aga hakkasime pihta ja näete, maja seal valmis on ja toimib ja väga kihvt asi jällegi. Ma mõtlengi just seda, et see oli 20 aastat tagasi. Saite kokku sellised lahedad, aktiivsed naised. Aga... Mehed ka. Aha, okei. Ka mehed. Aga et miks mitte lihtsalt koos käia, mõnusalt aega veeta, et kust tuli see vajadus seltsingu või sellise ühingu järele? Jaa, vaata, eks ikkagi tavaliselt, et sellise mingid ühingud tehakse, või väga tihti on mingi probleem. Ja meil oli seal 2 sellist, või üks probleem oli see, et talv oli, tohutu lumerohke talv oli. Ja ega see teelükkaja nüüd, kes sellest lumest lahti neid teid lükkab seal küla vahel, ta ju ei jõudnud esimesena ja hommikul meil sinna teid lükkama ja inimesed ei jõudnud bussi peale, kui see buss üldsegi tuli ja kõik, et see oli nagu, meil seal ka osad käisid ju linnas tööl ja niimoodi, et ei olnud nagu lihtne see asi. Ja siis võtsime kokku, käisime siin vallas, rääkisime, et kuulge, et see ei ole nagu päris hea, et inimesed peavad ikkagi hommikul tööle ja kooli saama, bussi peale saama ja kes autodega käisid. Ja siis, ka kohe head lahendust ei tulnud, aga siis me jälle seal vaatasime, et meil üks enda külamees oli valmis kohe neid teid hakkama lahti lükkama ja ütlesimegi siin vallas, et aga meil on inimene olemas. Ja tegid seal lepingu ja järgmisest päevast alates, nagu lumi sadasiga, tal kell 7 hommikul olid meil teed lahti. Ja järgmine oli, mis oli suureks probleemiks, oli prügimajandus. Sest mis siin pattus alata, ega see prügi käis metsa alla. Sest ei olnud ühtegi prügikasti ega midagi inimestel, kes ma ei teagi, kuhu pani, kes pani metsa alla unikusse, kes põletas, täpselt nii ju varemalt see
jäätmekäitlus käis. Ja siis meil oli ka, et tegime oma, siis meil oli külaselts juba tehtud, tegime lepingu rakendusseltsiga ja siis tegime lepingu ka külainimestega, kes tahtsid ja niimoodi, et siis seal külamaja juures olid suured prügikastid, kõik viisid sinna ja siis see viis ära. See oli hoopis nagu enne, kui tuligi see, et nüüd omavalitsusel on leping ja kõikidel peavad olema, et meie nagu oma külas hakkasime tegime sellise ühistegevuse juba prügi kogumise tegime juba aastal 2003 või 2004 või mis ta seal oli meil. Ja sealt nagu hakkaski ja siis, hea küll, probleemid said lahendatud, siis tahaks ju niimoodi lõbusat seltsielu ka elada ja oligi ikka, toredad üritused, toredad peod, kõik, mis me seal tegime, oli ikka hästi vahva ja tõesti peaaegu terve küla käis kogu aeg koos, Oskad sa öelda, kui suur üldse see Soometsa Võiduküla on? Soometsas on, ega ma ei oskagi öelda, et kui me ütleme, et võib-olla umbes 100 inimest, sest praegu on nagu raske öelda, kes on sisse kirjutatud, kes ei ole, et aga niimoodi 100 ringis ja Võidus on natuke vähem, kas ta kuskil 80-90. Aga nüüd selle prügimajanduse ja maja ehitamise vahel, milliseid selliseid lahedaid toimetusi teil veel jäi? No näiteks oli üks lahe toimetus oli see, et arvasime, et meil maja käisid aitamas Iiri vabatahtlikud noored, mingid maailma parandajad. Ma ei mäleta isegi, kelle kaudu või kuidas see oli, et aga nad käisid. Ja siis mõtlesime, et aga läheks siis Iirimaale. Siis oli niimoodi, et nädal aega oli Soometsa küla tühi, sest rahvas läks kõik Iirimaale. Kogu külaga läksite? Kogu külaga Iirimaale. Mis tegite? Tead, vaata, nüüd ma jään natukene vastuse võlgu, sellepärast, et mina kahjuks ei saanud käia, sest siis mul just sündis viimane laps ja mina olin titega kodus. Aga teised käisid, ega nad seal seiklesid ju mööda seda Iirimaad ja vaatasid ja ronisid mägedes ja ääretult kihvt reis oli. Näiteks selline asi, et juttude põhjal siis. Ja juttude ja piltide põhjal, sellepärast, et neid jutte ja pilte ma olen ju näinud, sest kõik tulid ju, nad ju pakatasid sellest emotsioonist, et mis seal oli. Aga sa ise oled ka ikkagi päris palju rännanud, eks? Tead, tegelikult ei ole. Ja minu selline rändamine hakkas alles 50. eluaastal pihta, et ja vaata, see on ka ju see, et mida me kahetseme, kas tehtud või tegemata asju, et see on küll natuke asi, mida ma kahetsen, et oleks võinud nagu hoopis varem hakata oma rändamistega pihta, aga ei, jah, olen käinud Aafrikas, olen käinud Ameerikas, natuke Euroopas siin, õnneks sai ju ka Nõukogude ajal Venemaal käidud, et nüüd ju sinna nagu väga enam ei taha minna, et on seal käidud ja ikka mõned riigid on, aga mõeldes, et seda oleks võinud hoopis palju rohkem olla, aga samas, mis ka minuna erinevaid riike nüüd natuke maha tõmbanud, on see, et mina olen see suur Tenerife fänn. 6 aja pärast samal ajal ma olen praegu juba ilus pruun kuskil seal ookeani ääres. Lebotan mõned nädalad. Okei, nii et teistele siis teadmiseks Tenerifele ei tasu minna, äkki mujal enam ei taha? Ei, vaata, see oli ka see, et tegelikult kuna mul nüüd on 18, viimane laps on 18-aastane ja me temaga koos hakkasime käima ja kus ma siis ikka lähen ise ära siit külmast talvest, jätan lapse siia, ei ikka laps ka kaasa ja lihtsalt me pidime nagu arvestama tema nende koolivaheaegade järgi. Ja mujal ei ole ju ei jaanuaris ega veebruaris soe kui seal või siis Tais on ju, sealpool. Ja sellepärast meie valik on see Tenerife ja tõesti, juba lennujaamas ma tunnen, et ma jälle jõudsin koju. Jõudsin teise koju, et tõesti ma olen ikka väga suur Tenerife fänn. Aga ma küsisin seda sellepärast sinu reisimiste kohta, et ma eeldan, et see Iirimaa reis oli samamoodi ju mingite kogemuste vahetamiseks, eks, et kas sa mujalt maailmast ka oled saanud mingeid selliseid häid näiteid või ideesid, mida siis oma kodukülas ellu viia rakendada? Päris ei ole saanud, sest et kui ma nüüd mõtlen, kus ma olen käinud, kus ma olen tõesti kogukonnas olnud, see oli Aafrika.
ja Aafrikas me ka aitasime, noh, mitte ehitada, parandada ühte koolimaja, käisime Kambias, me käisime küll nagu oma raha ja kirjade kuludega, aga mõtlesime, et kui me juba nii kaugele läheme ja Kambja on ääretult vaene riik, noh, tõesti vaene riik, et siis me ka nagu panustame seal. Ja seal me siis ühte koolimaja ehitasime ja vaat seal me olime kogukonnas, aga ausalt sealt ei olnud midagi õppida. see on ikka no nii teistmoodi, et noh, ega ma ei pidanudki seal midagi õppima, on ju, aga lihtsalt selline näide nagu tuli, et aga neid, ma küll käisin 5 aastat tagasi seal, aga neid reisimuljeid ma käin ju veel praegugi rääkimas, kes kutsuvad, sest noh, ma ütlen, see on nii teistmoodi ja see on nii vaene riik ja seal on, noh, see elu nagu on teine, aga samas lapsed on õnnelikud kõik, palju õnnelikumad kui meie lapsed siin. Et selline nagu paradoks sealt ka tuleb välja, et seal noh, laste päevane söögiraha on 1,8 senti ja kõik ei suuda seda sellest, kõigil ei ole sellist raha, et laps saaks süüa päeval. No, vaat mingi selline tase on. Aga jällegi kõik on väga sellised ilusad ja toredad ja õnnelikud ja sõbralikud ja enne, kui sa ütlesid seda, rääkisid enda nõukogudeaegsest sellest päris lapsepõlvest, et noh, et võimalusi ju väga ei olnud, aga siis ma mõtlesingi, et noh, et ega ju tegelikult ei tea igatseda, kui ei tea igatseda. Et aga praegu ikkagi noh, Aafrika maades ja mujal vaesemates riikides on ikkagi sotsiaalmeedia ja internet olemas, on ju, et see maailm on neile nähtav. Aga räägi sellest kogemusest, et jah, ma usun, et enamus inimesi sinna kunagi ei satu. Ja see ongi, et me oleme ju neid Aafrika filme näinud ja reisisaateid näinud ja kõik nagu vaatad, et nii ongi. Aga kui sa sinna satud, siis see kõik on nii teistmoodi, et no oledki, et vaatad ringi, et no kus ma olen või mis see on. Ja noh, juba sealgi oli, kui meil ikkagi inimesed käivad siin riides ikka enam-vähem ühtemoodi, eks ole, ja talv tuleb ja siis on ikka ilusad tumedad paksud joped seljas ja kõik, aga seal, kuna seal oli, nagu pealinnas Banjulis oli ka väga palju erinevaid rahvuseid, mingeid etnilisi rühmi, siis juba see riietus, mis seal kõikidel seljas oli, kellel pikad mingid hõlstid on ju, lühikesed siiapoole, sinnapoole, vaatad jälle, see on midagi sellist, on ju, et seal neid oli see tohutu kirju seltskond, mis seal ümber oli. Aga no muidugi need kohalikud inimesed ja me olimegi, et me olime ikkagi päris külas, on ju, kus siis kool, see, mida me siis seal käisime, värvisime ja mööblit viisime ja tegime, kool on siis selline nagu lihtsalt 4 seina, katus on peal, aknaid ei ole, sest seal olid trellid olid nende aukude ees, rauduks oli ees, mis oli lukus, me ei saanud küll aru, miks ta peaks lukus olema, sest me ei saanud aru, mida sealt nagu siis niimoodi võtta oleks, on ju. Koolis ei olnud tahvleid, me viisime tahvlid, sest seal olid lihtsalt mingid mustaks värvitud vineeriplaadid, kriidid neil olid, kriitidega kirjutasid, siis näiteks matemaatikaklassis rippusid paela otsa pandud need konservpurgid, et lapsed tõmbasid numbreid, et 5 purki ja 7 purki ja niimoodi seal kõik need, kui meil nüüd vaatame võib-olla seal bioloogias, botaanikas ilusad pildid või praegu on veel ju seal mingid niimoodi animeeritud pildid või mis iganes, siis seal olid ilusti joonistatud kõik paberite peale inimeste skeletid ja sisikonnad ja kõik ja niimoodi ja oligi ja käisid ja lasteaed, lapsed lähevad 4-aastaselt kooli, alguses siis on nagu lasteaed, see oligi üks ruum, kus olid siis ka kunagi võib-olla Euroopas saadud need pisikesed, mis lasteaias ka toolid on sellised vineertoolid, aga need olid ka kõik niimoodi katki, sellised. Ja siis olid need toolid olid ja siis olid sellised nagu väiksed kastid, kus peal nad siis said vist midagi panna ja see oli kõik, see oli lasteaed. Ja mis mind veel nagu Aafrikas on hämmastanud see, kui puhtad säravad riided neil on. Kõik naised seal küla peal läksid, üks suur kaev on veel keset küla, lapsed seljas, need väiksed titad lähevad vett tooma ja kui säravad riided on seljas. See on täiesti, minu jaoks ikka selline täiesti müstika, et kuidas saab,
siin ka peseme, teeme, no ei ole need riided niimoodi säravad ja seal on, see oli selline tore tähelepanek. Jah, tore tähelepanek, Ja. see üks neist. Aga kas Soometsa küla probleemid said siis nii otsa, et miks te Jaa. Aafrikasse läksite ometigi? Jaa, tead, probleemid, noh, ega meil ei olegi ju probleeme. Tegelikult ei ole ju. See kõik on ikka ju puhas rõõm, mida tehakse. Ja ma tean küll, et meil ka seal nii üks kui teine ütles, et no mis, kas nüüd siis Eestis on kõik koolid valmis, et te pidite Aafrikasse minema. Noh, ja tegelikult ongi, et see, noh, need ei ole nagu võrreldavad asjad. Et seal ikka see noh, meie ju ei suudaks elada tegelikult sellises vaesuses, sellises no jah, võt niimoodi meie ei saa elada. Muidugi me ei saa juba sellepärast elada, et meil on kliima teine. Meil peavad olema riided seljas, meil peab tuba soe olema, meil peavad olema koolid natuke teistsugused kui lihtsalt ainult neli seina ja katus. Aga noh, oligi hea, et me nagu natukenegi saime panustada. Kuidas see kogemus sind mõjutas inimesena? Jaa, see mõjutas küll, see ikka väga jälle lõi sellise nagu selle silmavaate natukene avaramaks. Et ühelt poolt, et tõesti, kas nii on ka võimalik elada. Noh, me käisime seal ka kodudes ja kui seal ongi niimoodi magamistoas ongi matt ainult maas või üks voodi, samas kodud on neil ääretult puhtad. Väga-väga puhtad. Aga kõik, mis sinna seal aia taga on, siis jälle see tohutu prügi. See on nagu nii kurv vaadata ja muidugi, mis on ka väga kurv vaadata, on ju ka see, kuidas ikkagi Euroopast viiakse sinna seda riideabi, seda nii nimetatud riideabi, sest tõesti, ega need kohalikud inimesed käivad seal kõik Adidase dressid, no kõik firmariided on seljas, aga need on need, ma ei tea, võib-olla 5. ringi riided juba, mis on kõik sinna viidud ja see, noh, juba see prügimajandus on ju, see ju uputab Aafrikat ja noh, pluss veel see nende enda selline mentaliteet, et tõesti kõik, mis käes kukub, mitte kodus oma seal, aga aia taga ja seal ongi, seal on, no seda plastikut olid ikka, noh, seda oli kõik kohad täis ja kuna me olime veel sellel kuival ajal, vaata Aafrikas on ju vihmaperiood ja kuivaeg, me olime kuival ajal, siis oli nagu see ein ka kõrbenud seal, kuivanud, kulu oli igal pool, et siis nagu see praht ka paistis välja kõik. Võib-olla seal vihmaperioodil ei paista välja, siis on kõik lopsakas, on ju. Aga see oli ja siis need kitsed ja need kanad ja kõik, kes need krõbistasid, see nende unikot otsas ja noh, selline, mis seal jah oli. Aga elavad ja on ja muidugi, noh, ega see on suur probleem, et eks nad kõik tahavad Euroopasse tulla. Kui kaua teie seal olite? Me olime üle 2 nädala seal. Ega rohkem tegelikult nagu ei oleks tahtnudki olla. Läheksid sa tagasi? Jaa, iga kell. Kohe. See toob mulle hästi meelde selle, et ma kunagi käisin ise Kambodžas, mis, noh, ma ei oska võrrelda Aafrikaga, aga samamoodi see jättis mulle nii kustumatu mälestuse lihtsalt nagu võrrelda meie elu nende omaga ja näha neid lapsi seal, et noh, minu jaoks see oli absoluutselt nagu mingis mõttes elu muutev kogemus ja kindlasti nagu paneb noh, ümber hindama kõike. Et on küll. Ja sellepärast jälle ma nagu olen ka väga selle poolt, et no selle abistamise poolt, et seal on neil kehva. Ja, aga muidugi mitte viia neid mingit riidehunnikuid sinna, mitte seda, et ka meie käisime siis seal ühes poes, noh, nagu meie, ma ei tea, mingi bürootarvete pood, me ostsime seal tohutult palju vihikuid, paberid, kõike, mis me seal ostsime. Ja siis, kuna see risti inimesed, nagu me ka seal olime, ja siis me panime kokku ka hästi sellise korraliku ja suure esmaabi asjade komplekti. Ja viisime sinna koolipalle ja mida me sinna ka veel viisime tõesti, et neil lastel oleks seal, nad seal ju kogu aeg tegid ja neil kõik asjad ka olid ja noh, kõik.
ja nii nagu neil oli, et noh, tõesti nagu niimoodi aidata neid ja samas, mis sellest nagu prügist rääkisin, siis meil ka üks naine siis võttis kätte, naersime, et ta teeb nüüd seda Teeme ära. Võttis siis lapsed, et lähevad, korjavad kõik selle, noh, koolimaja ümbrus on ka ju kõik prügi täis. Korjavad siis selle prügi kokku, siis neil suur kott toodi mingi siuke, no jah, selline suur kott ja siis hakkasid tegema, kõigepealt 4 poissi hoidsid kotti lahti ja siis meil see Anne korjas neid ja siis ta ütles, et ei, poisid, teeme ikka vastupidi, mina hoian kotti ja teie korjate. Ja siis nad korjasid selle koti ilusti prügi täis sealt koolimaja tagant ja siis küsime, et kus me selle paneme? Noh, mis sa arvad, kus see prügi pandi siis? Kallati lihtsalt sinna eemale hunikusse, kus oli, ja nad põletavad, nad kogu aeg põletavad, linnas ka kogu aeg ainult mingid hunikud tossavad, siis kallati sinna see ja noh, meil ka seal, kus me elasime väiksemas, noh, ma ei teagi, mis ta oli, linn või kuidas neid seal nimetati, linn ikka ja seal oli ka, et oli siuke tuul oli palmid ju kasvavad Aafrika, eks ole, ja palmioksad olid maha kukkunud, siis pandi need põlema ja noh, me ka ju põletame siin risu ja rämpsu ja riisume ja oksi ja noh, ikka siin Eesti inimene ilusti ju riisub selle huniku veel kokku, et tõesti pärast jääb selline pisike tohahunik järgi, aga see oli täpselt niimoodi. Põles palmioks sealt ära nii palju, kui ta põles, ümbert jäi põlemata, seda sinna jäigi. Noh, et niimoodi tehti. Me nägime küll ka ühte prügimäge, aga me ka ei tea, mis selle prügimäel seal siis päris tehti või oldi või eks ta ka ikka teisest otsast tossas ja seal koolis ka ja siis me käisime, riisusime, siis põletasime kõik ilusti ära, et no tõesti jäi selline väike tohahunik jäi järgi, mitte nii, et põleb ära, et selline ja siis samas me vaatasime, et aga tegelikult need lapsed kõik tahtsid teha ja nad tulid ja vaatasid ja nad tahtsid värvida, noh, kui me seal koristasime, värvisime ja seal pühkisime, muldpõrandad olid sellel koolil. Et noh, et seal on see punane muld, eks selline punast värvi oli. Et siis ka direktori asetäitja võttis harja, et pühib ka, aga siis me nägime, et see inimene hoiab esimest korda harjapeos. et ei tulnud tal see kuidagi niimoodi hästi välja. Ja aga lapsed kõik nad tahtsid teha ja siis me seal ka koos nende lastega tegime, siis me saame aru, et tegelikult kui oleks ikkagi, noh, keegi juhendaks, õpetaks natuke sellised teist hingamist sinna viia, et nendest saaks nagu asja küll, on ju. Ja mis veel minul oli ja mida ma tegelikult mul süda valutab siiamaani, et näiteks need koolisöökla nägi välja siis selline jälle üks väike majakene, ei ühtegi kappi, ei ühtegi lauda, toit tehakse kõik maa peal, siis lapsed lähevad hommikul kooli, puud on kaasas, me tegime siin natuke musta huumorit, et puudega lapsed lähevad sinna nüüd kõik, oli alg vaatasime puuhunik kaasas, noh, lähevad ja nad peavadki viima puid sinna kooli, sinna sööklasse, siis seal maas on lõke ja selle lõkke peal tehakse süüa. Ja siis ma mõtlesin, et jällegi, et kui nüüd nagu saaks või võtaks kätte, viikski sinna ühe köögimööbli, paneks niimoodi gaasipliidid, noh, elekter on olemas ka, et elekter või siis gaasipliidid, midagi, et noh, naised näete, nii palju kergem on ju teha süüa, kui sa ei pea olema kogu aeg tagumik püsti, sest noh, neil käiski, me vaatasime ka seal naabrite juures, kuidas need seal elasid, perekond oli, siis üks naine pühkis päev läbi luuaga põrandad, aga see luud on ju selline jupikene. Ja kõik asjad tehakse ju küürakil maas. Neil on kohe keha, see kuju on ka juba natukene teistmoodi ja siis nagu tahaks, et teate, nii hea on teha süüa, kui sul on laud, kui sul on need tööpinnad, kui sul on kapid, sa saad panna, aga samas jälle, mis oli ka täiesti hämmastav, nõud, noh, seal mingis plekist nõud, need olid kõik väga puhtad. Ja lusikad ei kasutata. Me juba teadsime seda, meil olid endal lusikad kaasas igaks juhuks ja seal olime tõesti ka, meile toodi sellised suured vanni, hästi suur kauss on, kus on riis ja siis on see maapähklist tautatud kaaste seal peal ja siis tehakse moodi sektori igaühele, et igaüks siis teab, sööb oma sektori seal ära ja toodi ka meile ja lusikaid meil ei toodud, aga õnneks meil olid lusikad endal kaasas, et me ei pidanud peoga sööma, sest me ei oskagi peoga süüa, ikka saime lusikatega süüa. Et noh, selliseid kogemusi seal me nägime ja saime ja tegelikult me tundsime ka ennast seal päris niimoodi hästi, sellepärast et me nagu ei olnud üleolevad nende suhtes, et me seal kohe
omavahel ütlesime ära, et mitte midagi sellist, nagu vahest kusagilt, ma ei tea, YouTube'ist on näha, et mingid seal rikkurid lähevad Aafrikasse, siis tead niimoodi loobivad lastele komme. Me ütlesime, et hoidku jumal, kui keegi midagi sellist teeb. Inimväärikus olgu olemas, et ja seal on ka see asi, noh, meil, kelle kaudu me nagu käisime või kes seal oli ka endale maja soetanud, et noh, ikka viid kommi, lähed sinna ja siis me ütlesime ka, et aga ärme nagu anname seal kommi, et esiteks me ei tea ju, palju neid lapsi on ja tõesti, ja me ütlesime, et ei, ja nad ikkagi hakkasid jagama ja oligi, algul oli 5 last ja minuti pärast oli seal võib-olla umbes 100 last. Nad kusagilt kohe tulid, kõik tahtsid, aga meie siis viisime nagu sinna peresse, kus me käisime, et andsime ema kätte, et las ema siis jagab. Ja. See on tõesti ülipõnev ja ma usun, et neid lugusid ja neid mõtteid ja kogemusi sealt on jagada küll ja küll. On ju. Aga tuleme praegu siia siis meie külla ja kogukonda, et ma olen märganud, et praegu on nagu see võidupool seal eriti aktiivseks läinud. Eks see võidupool on seal natuke aktiivne olnud kogu aeg, aga kui mina siin aasta tagasi arvasin, et noh, seal Soometsas ju, kui me 2002 hakkasime peale, maja on valmis ehitatud, kõik niimoodi jällegi, siis kui me hakkasime seda tegema, küsiti ka ikka, et miks te seda teete? Mis, et vaata, sellepärast teeme, et ühelt maalt meie lapsed teavad siia tulla, neil on koht olemas ja kui me juba ise oleme sellised parasjagu õhtapoolsed inimesed, nagu me oleme, on ju, ja siis tulemegi, käime peol, istume jalg üle põlve ja naudime siis kõike seda, mis me siin oleme teinud. Ja õnneks eelmine aasta see aeg saabuski ja mina ütlesin, et mina olen väga rahul kõige sellega, noored võtsid meil üle, teevad, tegutsevad ja mina naudingi peol käimist ja pidutsemist, sest aitab. Ja siis mõtlesin, et hea küll, et kuna noh, ega mul on see pöörased aastad siin olnud kõik selle Punase Ristiga ja muude asjadega, et võtan nagu nüüd natukene tagasi. Ja samal päeval, kui ma ütlesin Soometsas, et noh, et aitab, mina nüüd olen see, kes hakkab pidudel ainult käima, tuli ettepanek, et kuule, tule võitu. Ja siis ma ütlesin, loomulikult ma läksin, et vaata, ei saa ikka olla nii, et istun rahulikult kodus. Ja seal oli ka jällegi, vaata, asjad peavad ju niimoodi olema nagu valmis või, et inimesed seal juba ammuilma olid tahtnud seltsi teha ja käisid koos ja tegid asju ja siis oli neil lihtsalt võib-olla vaja sellist natuke tõuget, võib-olla ka nende asjad nagu korda ajada niimoodi, noh, juriidiliselt korda, külaselts luua kõik ja kuna see kogemus mul on olnud ja siis läksime ja tegime ja kuna seal on see vana Võidu koolimaja, kellel on nüüd need ju hästi tublid ja hakkajad omanikud ja noh, ta on ikkagi ju tõeline pärl siin meie terves vallas, see Pätsiaegne koolimaja, nii arhitektuurilt kui ajaloolt kui kõik, et siis on nagu, aga ta on natuke kehvas seisus, sellepärast et ta on ju aastaid tühjana seisnud. Nii et siis oleks küll nagu väga kurb, kui see maja ühelt maalt ära laguneb, sest mul on alati kusagil ringi sõidan ja kui ma näen neid mingit sisse kukkunud katustega vanu koolimaja või kirikuid või mul on kohe nagu nii kahju, et no miks on lastud selline asi nagu lihtsalt ära laguneda ja kuna seal küla peal on see motivatsioon olemas ja kõik nagu tahavad teha, siis oli just täpselt õige aeg hakata seal pihta ja suvel tegime kooli ja küla kokkutuleku 0 eelarvega ja tegime sellise peo, et me ise ka ei uskunud, sest me seal, kui me vaata, kool pandi kinni 1971. aastal. See tähendab, et kõik ju, kes seal koolis on käinud, on 61+. Ja seal nagu ei ole midagi oodata, et ma ei tea, teeme siis, kui on võib-olla mingi ümmargune number, teeme kokkutuleku, ei, iga suvi tuleb teha kokkutulek. Ja me seal algul, ma ei tea, ega siis kõige sellises suuremas unistuses oli, et no hea, kui tuleb niimoodi 50 me ei arvanudki, et tuleb. Tort oli ka tellitud 30 ja siis, kui hakkas tulema, neid inimesi tuli ja lõpuks kokku lugesime, oli 140. Külas, kaks korda nii palju inimesi üldse külas on. Ja oligi see, ääretult selline südamlik, mõnus pidu oli. Ilm oli ilus kõik ja meil ka jällegi, kuna me nagu ei teadnud, meil ei olnud ka sellist eelregistreerimist või mõtlesin, et hea küll, et vaatame, kuidas läheb ja meil
jah, oleks võinud ikka toitlustamine ka koha peal olla, sest ega sealt väga kusagil ka ei käi. Muidugi me tegime seal, naised küpsetasid ja kõik, mis oli, ja ikka päris nagu tühja kõhuga ei olnud keegi. Ja meil õhtul oli Simman, Sada ja Seened mängisid meil seal ja pidu käis ikka varajaste hommikutundideni. Ja olidki inimesed, kes tulidki kell 12 päeval ja kell 12 öösel võib-olla siis, et hea küll, läheks nüüd ära koju kah. Et oli hästi ja selline, tõesti ma ütlen, selline südamlik pidu oli ja tore oli ja oligi hästi tore. Ja vaata, see on see, mis ju jälle annab sulle jõudu, annab tegemist ja teeme jälle. Mis plaanid on Võiduküla koolimajaga? Koolimajaga, eks omanikud teevad ju ka kõik endast olenevad, saaks remontida, teha, katus vaja vahetada ja meie nüüd siis omalt poolt külaseltsiga aitame ka nii palju kaasa, kui on, et talgud on meil olnud seal ju seda ümbrust korrastada, siis kirjutasime Koppi projekti ja ühed vähesed, kes said rahastuse, meie saime, et seal nagu see veesüsteem uueks teha, WC sisse teha, sest praegu ei ole, ta on lihtsalt seisunud, asjad on kõik olemas, aga need ei toimi, on ju. Nii et kõik see niimoodi teha jällegi, kui on ikka ju korralik WC, siis saab ka rohkem, see on lihtsalt tähtis asi, et üldse mingit asja ju teha ja seal saal on õnneks selline kabe, et seal saab üritusi teha ja ega me tahame nüüd, peamegi kokku võtma, et võib-olla siin jõulude aeg teha üks väike istumine ja siis meil oli siin plaanis teha ka mingeid selliseid koolitusi ja nagu seda kogukonda kokku hoida ja ju me jälle mingi peo teeme ja siis meil olid 2 vestlust õhtut olid meil ju sügisel, siis me siin mõtlesime, et hakkame ka selliseid kinoõhtuid tegema. Projektiga saame ka ilusa uhke dataprojektori, mille sellise vähe kallima ja vähe parema ja millega saab näiteks seal hakata ka filme näitama, et ikkagi vaikselt niimoodi hakkame pihta nende üritustega seda kogukonda kokku kutsuma, koos hoidma. See on hästi lahe, et te seda teete ja sellega ma soovin edu. Aitäh! Ootan ka ise, et ma ühel päeval sinna küla või koolimajja jõua, et palju on sellest tegelikult juttu olnud. Aga nüüd sa oled juba mitu korda ka maininud Punast Risti ja oma selles väikses intros sissejuhatuses sai maininud, et sa oled tegelikult Pärnumaa Punase Risti juht ja olnud seda pikka aega. Et kuidas sa sinna sattusid? Tead, sinna ma sattusin kõigepealt vabatahtlikuna, sest et mind on nagu alati nagu paelunud see teiste aitamine või selline, et ma ei tea, tuleb öösel kõne, et nii hüppa nüüd üles, võta kott ja lähme, eks ole. Et see ja siis oligi lehes oli kuulutus, et Punane Rist hakkas looma selliseid rühmasid, mis oleks siis nagu abiks meie nende struktuuriüksustele, politseile, kiirabile, päästele, et kus nagu tõesti olekski nagu natuke lihtsamate tööde jaoks vaja inimesi vabatahtlikke. Ja sinna ma niimoodi sattusin ja siis ju ma siis nii tubli olin, et kui eelmine juht ära läks, siis ta soovitas mind sinna töökoha peale ja selle ma vastu võtsin. Algul ma küll ei teadnud, aga siis meie tolleaegsel peasekretär oli selline ilus ütlemine, et andis Jumal ameti ja annab ka mõistuse. Et mul on vist sellepärast vedanud, et vähemalt selle ameti jaoks on mulle mõistust antud. Ja nüüd ma olen 20 aastat juba seal olnud ja mulle meeldib, et mina võin öelda ilusti, et ma armastan oma tööd. See on väga oluline. Ja. Nüüd palun selgita rumalat küsimust, et millega Punane Rist tegeleb või mis organisatsioon ta on? Ja vaata, Punane Rist on nüüd, ta on ju ülemaailmne organisatsioon. 14 000 miljonit vabatahtlikku inimest kuuluvad sinna organisatsiooni, tõesti peaaegu kõikides riikides on ja loomulikult on ka ju Eestis oma Punane Rist. Et meil on nagu üks suur ülemaailmne organisatsioon, aga siis igas riigis on nagu oma organisatsioon veel. Ja ta kuna ta on ülemaailmnes, ta tegeleb ka ju väga erinevate asjadega, on ju, kus on ikkagi sellised näljad ja looduskatastroofid ja seal on ju see tegevus teine. Meil õnneks, aidatakse neid, meil õnneks ei ole ei sõda, ei katastroofe, looduskatastroofe, on ju, ei nälga, selles päris niimoodi globaalses mõttes. Ja meil on siis need nagu sellised
pehmemad tegevused või põhiline on meile kõik see esmaabi õpetamine, esmaabi andmine ja tõesti esmaabi me hakkame õpetama juba ju lasteaiast pihta, hakkavad meil need programmid ja lähevad kõik kooliastmed, täiskasvanud inimesed, kõik, et see on meil hästi suur valdkond, sest tõesti, mida teadlikumad, mida haritumad on inimesed, seda lihtsam on ju kõikidel, nii endal kui ka siit jälle edasi minna. Et kõigil, siis jah, et see on nagu meil see, siis need ka jällegi olemegi ikkagi nagu toeks abiks seal meie riigile, et näiteks seesama Ukraina periood, kui hakkas, on ju, siis me ju hästi palju kogusime annetusi, jagasime kõigile neile pagulastele, kes tulid või sõjapõgenikele jagasime, et olime nagu hästi suureks abiks sellest. Tuli see Covidi aeg, eks ole, jällegi siis olime abiks küll seal testimistel ja testimistel olime, siis seda testimist oli hästi palju ju, jällegi läksime oma vabatahtlike rühmadega siia-sinna, aitasime, kus oli rohkem vaja seda testimist läbi viia, alguses olid ju need Tallinna Sadam ja lennujaam ja kõik nagu sellised kohad. Nii et alati, kui just nimelt, et kus see nagu seda abi vaja on riigil kõige rohkem, et siis sinna me nagu niimoodi läheme. Et jah, et päris nii ja veel on ka see, et Punane Rist ei ole ka näiteks sõjakolletes, et seal on ikkagi sõdurid, seal need meditsiiniüksused, me oleme nagu seal ääres jällegi niimoodi, et aitaksime siis nende haavatute ja nendega nagu hakkama saada või kui ongi ka suured mingid katastroofid, looduskatastroofid siin mujal maailmas, eks meie inimesed käivad ka missioonidel siin-seal, siis jällegi, et ikkagi nagu pärast selline kas siis meditsiiniline mingi teenistus, logistiline, humanitaarabi jagamine, et see on nagu, see on niimoodi laias ilmas. Aga meil on jah, sellised veel ennetustegevused, kõik, et me nagu tegeleme ja kui meil on, ega meil ei ole kogu aeg, et mingit abi jagada, aga kui meil tuleb ja on, siis aitame oma selliseid puuduskannatavaid peresid ka. Et see ongi nagu niimoodi laias laastus, millega me tegeleme. Väga huvitav ja selline mitmekesine töö tundub see. Ja et töö on veel mitmekesisem on ju, aga praegu nagu need sellised suuremad asjad. Ma mõtlengi, et sina oled seal olnud 20 aastat, et kuidas sinule tundub, et kas viimased need 5-6 aastat, kus me elame siin kriisist kriisi, on need sinu tööd oluliselt muutnud või oled sina nagu pidevalt sellises muidugi on muutnud, et eriti see aastast 2022, eks ole, et on ju kõik asjad siiski ümber hinnatud. Kõik meie see valmisolek, kõik meie siseturvalisus, kõik meie kriisid, et tohutu rõhk ikkagi läheb sinna, kõik see ettevalmistus, et tõesti, ma nüüd ei hakka ütlema, mis võiks juhtuda, aga võtame siis mingi pikem elektrikatkestus, et kõige sellega hakkama saada. Meil jälle maainimestena on ju kordades lihtsam elada, et praegu on see ikka kasuks, et me siin niimoodi oleme nende kriiside valguses. Aga see jah, et on ikka eks muutum ikka koos sellega, mis ümberringi on. Ja võtta Punane Rist tegutseb oma põhimõtete järgi. Et meil on ka selline nagu erapooletus, sõltumatus, see tähendab seda, et me ei olene riigikorrast, me ei olene sellest, kes parasjagu, missugune partei seal eesotsas on ja on ka see, et Punane Rist ei aita mitte riiki, vaid aitab inimest. Sest see on see erapooletus. Meie peame aitama ükskõik keda. Kas ta on minu sõber või vaenlane, kui inimene on hädas, siis ma aitan teda. Et me oleme ka nüüd, varemalt oli see tegelikult rohkem nagu selline ilus, üllas sõnakõlks, eks, mitte kõlks, vaid selline põhimõte. Aga peale seda Ukraina kriisi me oleme ka nagu väga palju mõelnud oma inimestega ja olen ka nagu öelnud, et aga tõesti arvestage, kui me peame olema sellises olukorras,
et meil ongi siin nii omad kui vaenlased, et kes suudab siis tegelikult jäädagi selleks samaks erapooletuks. Ja meil on inimesed öelnud, kes jah, kui niimoodi läheb, siis mina lähen Punasest Ristist ära, sest mina isiklikult ei suuda jääda erapooletuks. Et see on ka nagu üks selline väga tähtis asi, mis käib, aga noh, loodame ju kõige paremat ja loodame, et ei pea kunagi selliseid valikuid tegema. Ja lihtsalt praegu ka, milleks me nagu väga valmistume, on, kui tuleb kunagi jälle see Pärnu torm, vaat sellest me ei pääse. Läheb siin 10 aastat mööda, 15 aastat mööda, aga noh, sellest me ju tõesti ei pääse, eks ole. Ja siis oleme jälle valmis aitama inimesi, aitama oma inimesi. Aga sellises infoväljas elades ja igapäev seal töötades, kas sa ise ka mõnikord sellist hirmu elu ees tunned? Ei, hirmu ma ei tunne elu ees. Mina tunnen elu ees austust ja kuidas nüüd öelda, tänulikkust ja aukartust. Sest et inimese elu on kõige püham ja kõige tähtsam asi siin maailmas. Et see, aga muidugi seda, tõesti seda infot ja tuleb ju siit ja sealt ja vahest ma ju ka kuulen sellist infot, mida võib-olla tavakodanikud ei kuulegi. Ja eks paar korda on selline, võib-olla pigem selline kurbus on tulnud, et no kas tõesti? Sest et me ikkagi ju elasime ju 1000-aastases rahuriigis juba oma mõtetega, sest see, et ei tulnud ju mitte kellelgi pähe, et me võiks kunagi hakata jälle nagu valmistuma sõjaks või sest minu lapsepõlv need 70-ndad, 80-ndad ja oli ju kõik see tsiviilkaitse ja kogu aeg Nõukogude ajal oli ju kogu aeg hirm, et keegi ründab ja sai ju kasvada, mis seal televiisoris siis tuli, Nõukogude sõjafilmid tulid, ega siis nendega on ju üles kasvatud. Aga siis, kui sa aru, et ei, kõik on juba ilus ja kena ja tore ja tõesti sellist mõtet ei olnud, et vaat siis küll vahest, mul paar kord on olnud küll, et kas tõesti jälle oleme sellises ohus. Aga loodame ikkagi, et see ei lähe päris nii. Jah, see ei ole mina selle ütleja, aga jah, nii ta on. Aga muudeks asjadeks valmistume, oleme, teeme, aitame. No igal juhul, nagu sa ka ütlesid, et meie see elukoht siin nagu toetab neid kõikvõimalikke kriise, mis meil on, välja arvatud siis, et meil on meri kohe ukse taga. Ja, just nimelt, et see ongi ainuke asi meil, mis siin on. Aga te tegelikult ju puutute päris palju ka meie oma inimestega kokku. Ma tean, et te käite mingitel festivalidel ja üritustel ka abiks. Me käime abiks, me käime näiteks selle avaliku ürituse korraldamise seaduses või kuidas kuskil on ju ka kirjas, et peab olema tagatud ka siis meditsiiniline julgestus või esmaabiteenus. Ja seda me käime andmas ja käime tõesti väga erinevatel üritustel, väikestel üritustel, lapsed jooksevad ja sõidavad rattaga, käime suurtel üritustel, suvel sai olla laulu- ja tantsupeol, suuremat üritust ju polegi meil ja seal niimoodi läksime juba ju enne, juba juuni lõpus läksime ja tulime ju kõige hiljem, sest lõpuks oli vaja ju asjad kõik kokku korjata ja mina olin nagu selle meditsiini logistika teenistuses olin ja seda kõike, seda sai näha seespoolt, kuidas üks laulu- ja tantsupidu on ja need korraldajad ja kõik need inimesed ja muidugi ka see, et tõesti seal kokku oli meil 1700 korda esmaabi andmist. Ja rahvast lihtsalt palju koos, eks ole, ja mitmed päevad ja see on nüüd siis see laulupeo aeg, eks, et mis seal kõige sellise tantsu- ja laulupidu, et laulupeol nagu vaata jällegi kõik ju oleneb ka ilmast, vihma sadas, kõik käisid, ei olnud sellist ülekuumenemist, ei olnud karta, on ju, tantsupeol järsku ju ilm läks väga palavaks, proovid olid, siis oli ju need inimesed lihtsalt kukkusid kokku ja kõik ja ikka need õõrutud jalad ja väänatud varbad ja kõik, mis seal oli ja suuremaid, väiksemaid selliseid terviserikkeid oli. Ikka jah, kogu aeg oli, et olime meie oma esmaabi sellega ja just nimelt, et esmaabi andmisi oli 1700, aga oli ju haigla oli väljas ju oma välihaiglaga, nii tantsupeol kui laulupeol. Neil oli ju hulga tegemisi ja kas 6 inimest ka viidi haiglasse, et teised seal turgutati koha peal üles, et
seal oli ikka, no lihtsalt nii palju on inimesi koos, siis ju juhtub. Aga te käite igasugustel nende sellistel rajumatel pidudel ka? No jah, on käidud. On seal viikendil, kui viikend oli ju Pärnus, sai käidud, noh siis Pühajärve jaanitule, kus me käime, kus ma võin, esmaabikoolitusteks on hästi hea, sest sealt saab absoluutselt iga teema kohta hulga huvitavaid näiteid tuua. Ma hiljuti sattusin, õigemini Pärnus oli see noorte heaolu seminar ja siis ilmselt sinu kolleeg Jane Ristimets tegi loengu sõltuvusainetest ja ka rääkis sellest tööst seal festivalidel, kus siis noortele peab esmaabi andma ja see on väga-väga huvitav loeng, mida võiks ja saab ka järele vaadata, et ma panen siia selle lingi lihtsalt meie vaatajatele, et nad vaataksid siis ka seda. Aga kuidas siis peolised saavad iseennast hoida? Et nad sinuga ei kohtuks? No tead, kõigepealt, mis siin pattu salata? Tuleb vähem tarbida. Ja teine lihtne asi on, pange riidesse ja jalanõud vastavalt ikka ilmastikule, vastavalt sellele, kuhu te lähete, mis te teete. No meil on näiteks see Pühajärve jaanituli ja siis tulevad varbad villis, esimest korda uued kingad palja jala otsas. Jällegi seal on, kui on väga palav, siis ju jalg higistab, seal on tolmune, kõik niimoodi. Et kellel on ikkagi korralikult sokk jalas ja mingid oss on otsas, kinnine jalanu või midagi sellist, neil ei ole, aga just need, kes tulevad siis lahtiste varvastega küll, siis on need varbad ära löönud ja kõik, et jällegi selline elementaarne asi, riidesse ja korralikult vastavalt ilmastikule. Nüüd sel suvel oli hästi külm oli ja vihma ju sadas. Ja siis mitmed noored tulid täiesti ära külmunud. Tulevad, värisevad ja ongi sellise väikse õhukese topi peal. Panedki teki üle ja kallistad ja seal soojendada üles, polegi, oleks olnud ilusti korralik pluus seljas ja jope peal, ei oleks seda probleemi olnud. Kas sa saad mingeid selliseid eluaeg meeldejäävaid lugusid siin välja tuua, mida sa oma töös näinud oled? On ikka ja ma alati nagu mõtlen, et nii, nüüd on kõik nähtud. Nüüd ei ole ja iga kord näiteks see sama Pühajärve, mis on väga suur ja väga selline, vahest ka väga keeruline, ja ikka jälle midagi tuleb. Ja näiteks jälle, kui ma siin rääkisin sellest, et õiged riided, õiged jalanõud ja ongi jaanituli, käiakse ikkagi sellise vaba riietusega. Ja siis seal nägime, et üks ilus noor inimene käib väga kõrgete tulipunaste kingadega. Kohe nagu jäid niimoodi silma. Ja öösel jälle turvamees tuleb, tulge ruttu, seal keegi maha kukkunud, lähen vaatan seal ranna ääres mees maas, nägu kõik verine ja need ilusad tulipunased kingakesed seal kõrval. Ja siis tuli välja, et tegelikult seda meest vist tabas epilepsiahoog ja see naine, kes seal kõrval oli, tema ütles, et tema, kes koolitusel, tema teab, oli öeldud, kui tuleb epilepsiahoog, tuleb midagi hammaste vahel panna ja tema tahtis kingakontsa hammaste vahel panna. Aga ei tulnud välja, selle kontsaplekiga oli kõik selle näod katki seal lõhkud, nii et epilepsiahoog oli üle, aga siis me seal pidime siis seda nägu tupsutama ja plaasterdama. Aga kas neiu käitus õigesti? Ei käitunud. Mida siis? Sellepärast, et kui ta katki oli käitunud, ei. Et see ongi see, et kui ikka epilepsiahoog on, et siis ei panda. See on jah väga selline vana igand, et midagi hammaste vahel, aga ei ole vaja panna. Sest seal oligi näha, et ei õnnestunud see asi. Ja ta tegi talle ju vigastusi, mitte see. Aga just see jah, et need tulipunased kõrged kingad olid seal. Et vaat. Ja muidugi neid lugusid on ikka päris palju. Ma kujutan ette, et see võikski eraldi selline väike episood olla. Hiievahvad juhtumised tööl. Just sealt ikka, tõesti sealt saab. Ja seal näiteks, vaata inimesed on igasuguseid.
et ega seal on ka väga veidraid inimesi ja üks aasta näiteks üks käis ja lõi ninaluid katki. Ja kui esimene tuli, ütles, nagu oli verine, ütles, et keegi tuli, ütles, et no hea küll, ju te kaklesite, et no teeme. Teine tuli sama jutuga ja kui kolmas ka tuli, siis kutsusime turvad, ütlesime, et palun minge nüüd. Ja vastu hommikut saadigi ta kätte, aga selle aja peal ta oli 7 tükki löönud. Jah. Mees tuli missiooniga. Mees tuli missiooniga, aga õnneks saadi ta kätte küll, aga ta oli juba nii palju paha teinud. Ja, ka selliseid asju. Jah. Ei oskagi midagi öelda, nii et jah, lähme edasi. Selle peale ei oska tõesti mitte midagi öelda. Ja praegu küll ma nagu üleüldse väga valin, et kuhu ma lähen, et see peab hea asi olema, mille pärast sinna rahvamassi nagu ronida rüselema, jah. Ja, aga siis, kui me käime ka retrofestil, siit Häädemeeste inimesigi käib palju ja ka seal oleme meie ka ikka sellised retro meditsiinitöötajad, nõukogudeaegsed meditsiinitöötajad ja seal on jälle see koht, kus me vahest nagu mõtlemegi, et kumb on nüüd siis raskem olla, kas arst või artist, sest siis kõik tahavad meiega pilti teha. Üks aasta 5 tundi jutti tegime pilte, siis see on hea küll aitab, võtame oma kostüümid ära, paneme oma tavalised riided nüüd selga ja saab nagu rahulikult olla. Ja et ka selline asi, et läheme nagu ikkagi kaasa, kus me oleme ja kuidas me teeme. Ja ma tahan veel ära mainida selle, et meie oleme teinud seda sündmust Terve Häädemeeste liigutab ja algusest peale sa oled kogu aeg olnud nagu, jaa, muidugi ma tulen teen teile seda ülesannet, et see on nagu nii nagu kihvt, et sa isegi ei mõtle, et kas ma saan või keegi ikka tuleb ja just nimelt, et see ongi eriti veel, kui oma vallas on selline kihvt üritus, siis tõesti üks aasta mul oli ka endal sama, just teine üritus oli, et ei saanud tulla lõpuks ikka õhtul tulin ikka ka korra käisin läbi, et ma nagu väga-väga mulle meeldivad sellised nagu see kogu Häädemeeste liigutab ainult tulevadki peredega, sõpruskondadega, käivad ühest punktist teise, erinevad ülesanded, kõik ka seal on ju, kes on ka kuidagi maskeeritud, kes käivad laulu ja pillilooga sealt ringi, et see on lihtsalt niivõrd lahe, et ma kohe mitte mingi valemiga ei tahagi sellest kõrvale jääda, sest jah, ja alati me proovime ka ikkagi ju teha sellist, mitte ainult, et oleks nagu hirmus võistlus või et ka inimene nagu ju midagi õpiks või saaks midagi teada, näiteks sel kevadel me tegime ju selle kannatanu transpordi 2 kaika ja tekiga. Ja ma sain aru, et ikkagi nii mõnelegi päris meeldis see asi, et kuidas ja see on ka õpetlik, kui sa teinekord oledki olukorras, on ju, et sa saadki inimest kanda üldse ilma eriliste mingite spetsiaalsete vahendite võtad, et vaat esmaabi ongi ja kõik see ongi ju tegelikult ja esmane abi käepäraste vahenditega, et meil peab olema, me anname esmaabi ju oma 2 käe ja mõistusega. Et tore on, kui on mingid spetsiaalsed asjad võtta, aga kui ei ole, peab hakkama saama. Ja vaat see ka, ja esimene kord, kui teil see üritus oli, siis ma võtsin luukere kaasa ja siis pidid nad neid luid seal ütlema ja siis ma istusin ju selle ambulantsis istusin, ilus ilm oli, päike ju ja soe ja mõnus, istusin seal ja istusin luukere seisis kõrval ja siis ma vaatasin need autod, kes mööda läks, siis kõik niimoodi vaatasid järgi, et mis asi see nüüd on siin, et miks ta nüüd ambulantsi juures selle luukerega on, eks ole, et ja mul luukerel on meil nii, et kui ta on meil Roberta, siis tal on kübar peas ja kui ta on Robert, siis ta on selle, et siis tal oli Roberta, tol korral oli kübar ka veel seal luukerel peas. Nii et ei pea ju asju tegema, ka selliseid asju alati väga niimoodi surmtõsiselt, et kui ongi selline väike nagu vimka ka juures, siis on ka inimestel ju lõbusam ja toredam ja võib-olla jääb ka rohkem midagi meelde. Ja siin on ka hea koht mainida, et nii HIE kui ka siis kogukond peab valmis olema, et 30. aprill jällegi, järgmine aasta 2026, Terve Häädemeeste liigutab, pange kirja. Ja, kirjas. Aga nüüd, kui nendelt lugudelt minna sellise hea noodiga ikkagi siit edasi oma päevaga, et ja kogukonnast rääkisime, et millises kogukonnas sina tahad elada?
Mina tahan, see on jälle unistus, ma tea, aga noh, unistused ikka tikuvad täide minema, et mulle nagu alati, või noh, mulle meeldib tegelikult selline nagu pubikultuur või see, ja kui siin vaatad kas või Iiri filme või midagi, siis ongi keset küla või nagu Häädemeeste on mingi pubi õhtul, inimesed kas või peale töölt tulevad läbi, saavad kokku, kindlasti on seal ju kohalik konstaabel, kellega kõik suhtlevad täiesti vabalt või kes suhtleb kõigiga täiesti vabalt, on ju, ja veel sellised inimesed siit-sealt, on ju, et kõik nagu kuidagi tunnevad, teavad, räägivad, suhtlevad, et vaat, mina nagu tahaks sellist asja. Meil just eile ka seal tuli tuttavatega juttu, et sõitsime siin õhtul Häädemeselt läbi, et nii et mis siin nagu vanasti oli seal, ma ei tea, no jällegi see nõukogude aega tagasi minna 80-ndatesse, et sööklas oli siis, ma ei tea, reede õhtul pandi selle hakliakasve menüü kaeti kinni ja oli nagu selline väike baar, kus siis tuldi, käidi, oldi veel, noh, see Magic oli meil ju siin ja niimoodi, et nagu rahvas käis, oli õhtul, et aga praegu, ma ei tea, ei olegi vist või? Ei, et 3 aastat tagasi oli siin selle Kodukandi päeva raames Kaire Kääral ka tuur Häädemeeste baaridest ja ta rääkis seda, et ühel hetkel toimetas 7 pubibaari kohvikut samal ajal ja üks neist oli 24/7 avatud. No näed. Aga praegu jah, on nukker küll, on. Ja just see, et noh, et ma üldse ei arva, et see pubipeo või selline peaks olema nüüd mingi hirmus alkoholi tarbimise koht. Ei, ikkagi selline sotsialiseerumise koht ja just see, et sa lähedki, räägid, noh, selline vaba suhtlemine, et mida tegelikult mina nagu olen ka nüüd siin viimastel aastatel nagu omaks võtnud, on see võõra inimesega täiesti vaba suhtlemine. Kas või poes, kui ma ikka ei näe lugeda, mis on sinna kirjutatud, siis ütlen, palun teate prillid jäid koju, kas aitate, loete siit või keegi ma näen, et kas ise ma näen, et on see segaduses, ei saa aru, et kui ütlen, kas ma saan aidata, on ju, et mis siin on või niimoodi. Ja noh, siin ja seal ja teenindajatega ja see ja võt seda ma nagu hästi tahaks, et lähevadki ja see vaba suhtlemine. Jällegi, võt siin Ameerika filmidest vaata, eks ole, et lähevad kõik, ei ole mingit probleemi, ei tee keegi imeliku nägu, kui võõras inimene midagi küsib, ütleb, räägib, on ju. Et see on hästi... Ja, mul käisid Ameerika sugulased, noh, eestlased, aga Ameerikas elanud kasvanud külas suvel ja nad ütlesid sama, et noh, nemad seal oma kodulinnas Viljandis ikkagi küsisid võõrastelt inimestelt, et tere, kuidas sul läheb ja kuhu sa lähed, kas sa lähed kalale, siis neid ka vaadati sellise pilguga, et vau. Aga see selleks. See kirjeldus on päris hea ja see unistus on väga ilus, et mina tahan ka selles kogukonnas elada, seal sinu unistuste kogukonnas. Siis peame ära tegema. Tuleb teha, jah. aga noh, kõike tehakse koos ja ma usun, et kui tahe on olemas ja ind on, siis saab ka hakkama. Jaa, ikka. Aga suhtlemine tuleb sul tõesti hästi välja ja minul on sinuga väga huvitav olnud vestelda täna. Mida sa veel tahaksid ise siia jätta? Mida ma tahaksin siia jätta? Jumal, sa küsid ka nii keerulisi küsimusi. Vaata, mul on nüüd veel, mõtlesin ka, et ma pidi siis nüüd vanu higi veel selline asi ka üle tulema, et ma olen ju nüüd valitud Vatsesse valla volikokku. Ja nagu sõbrad mind nüüd nimetavad noorpoliitik. Oled sa esimest korda? Jah, just. Kuidagi mul oli selline tunnetus, et äkki sa oled vanadala. Ei, ma ei ole. Ma olen küll mõnes komisjonis olnud siin aegade jooksul, aga ei ole. Ja, no palju õnne, noorpoliitik. Noorpolitik, just täpselt, noorpolitik olen. Ja eks ma nüüd olen ka väga palju näinud sellist asja, mida ma nagu enne üldse ei ole näinud. Ja mina ikkagi tükati väga sinisilmi ja minu jaoks on ju inimesed on ju kõik head ja toredad ja armsad ja kõik on ju toredad ja sõbralikud ja nii edasi ja nii edasi. Ja vaat seda ma nagu tahangi, et inimesed vaatame ikkagi, mis on tähtis. Ja nagu mina olen öelnud ja võib-olla on see ka minu Punasel Ristil mul treenitud, et kui ma näen, et asi noh,
on nagu suur või nagu meie vald, eks ole, ja kui nüüd minust nagu sõltub midagi, et meie vald ikkagi, see kõik, mis me lubasime enne siin, et läheb paremaks ja teeme paremini ja kõik, kuidas me koos teeme ja kõik, on ju, ja kui see minust sõltub midagigi, siis ma tõstan oma ego kõrvale, ma tõstan oma sellised isiklikud mingid asjad kõrvale ja ma teen nii, nagu ma saan aru, et on ikkagi kogukonnale parem. Ja vaat seda ma nagu võib-olla tahaks ka veel tõesti öelda, et me olemegi kõik isiksused, me peamegi olema endast väljas, me peame seda kõike tegema, sest muidu me ju lihtsalt kaome ära, aga on ka väga palju neid asju, kus tegelikult tuleb arvestada sellega, mis meil on ümber, mida me võib-olla oleme lubanud ja lubadustega käib kaasas vastutus. Vaat see, et siis oleme sellised nagu, oleme sõbralikumad, See on super. Oleme üksteisest nagu lugupidavamad, oleme arvestame üksteisega. Head inimesed. Oleme need hääd inimesed või on ju siin hääd inimesed, On. eks ole, et olemegi need hääd inimesed tegelikult. Ja mulle nii meeldib see ütlus, see Arabella Mereröövlit ütles, kui see Kanakuudi Aadu ütles, et iga inimene saab teha nii, et üks hea inimene maailmas rohkem on. Ja võt nii ongi. Mitte, et ma nüüd väga hea inimene oleks, aga kindlasti mõned võib-olla sellised väärtushinnangud on mul paigas. Kui ma sind kuulen, siis ma usun küll, et on tehtud hea valik. No, eks see nüüd näha on. Näeme. Ja. Aga sinule, Hiia, ma ütlen suur tänu, et sa tulid täna hommikul siia. Ja nagu ikka, me saadame mu külalised ka väikse kingitusega ära. Ja et sul siis meie Seltsimaja kogukonna tunne kaasas käiks, siis ka sina saad sellise ilusa Seltsimaja särgi, nagu minul praegu seljas on. Meie lähme nüüd alla valima. Nii tore, aitäh! Ja teistega kohtume juba järgmises episoodis. Nägemist!